Tere hommikust kõigile, tere tulemast tagasi Bros of DK uude episoodi. Täna on minuga taas liitunud Jeroen, kes puhastab autot. Oleme selle täielikult segamini ajanud, aga nüüd natuke koristame. Ööbisime siin Novotelis ja nüüd peame 2 tundi sõitma, sest läheme külastama ühte väga erilist talumaja Prantsusmaa maapiirkonnas. See on samuti osa avastamisest. Auto koristamine. Auto läheb alati nii sassi, kui oled autoreisil. Sa pead seda mitu korda reisi jooksul koristama. Pane kõik oma asjad tagasi autosse. See on samuti osa avastajatööst. Nii et see on samuti osa sellest, mida ma tahan sulle näidata, kui sa neid episoode vaatad. Sa jõid liiga palju Red Bulli. Ja, mina ka. Ma olen ka selles süüdi. Olgu, ma arvan, et see on puhas ja valmis taas teele minema. Olgu, eile öösel sai hästi magada ja kahjuks armastan hotellides alati ujuda, aga kui koroonapandeemia algas, kõik hotellid Euroopas sulgesid oma basseinid. Ja nüüd olen ma tõesti kurb, sest tavaliselt, kui ma igal õhtul avastamas käin, hüppan ma basseini. See pole enam võimalik. Hüvasti hotell. Hüvasti suletud bassein ja tere, tee lämme. Täna on vihm tõesti hull. Jaa, nii halbil. Meil on jäänud 103 kilomeetrit minna. Kas me peame vastu? Jah, ma kasutan seda aega kasulikult. Monteerin või vaatan seda videot üle ja valmistan selle teie jaoks ette. Ilm on täiesti kohutav, nii et paneme auto lukku. Me jõudsime kohale, just jõudsime. Vabandust tuulemüra pärast. Jumal küll, see on lihtsalt Prantsusmaa. Mõnikord on ilus ilm, 30 kraadi, päike paistab ja järgmisel päeval lihtsalt sajab terve päeva. Jumal küll. Siin on suur veeloik. Hakkan üle hüppama. Olgu, lähme selle poolt. See koht on täiesti hämmastav. Me nägime seda just tee pealt ja oleme väga elevil, et sinna sisse minna. Vana Prantsuse rinnad, need on alati väga populaarsed. Palju maju. Ja see sinu vasakul on hoone, mille pärast me tulime. Vaata seda kohta. Täiesti rohtu kasvanud nende aastate jooksul, milles on olnud maha jäetud. Võib-olla see siin. See tundub nagu sissepääseks. Olgu. Ja võib-olla see uks. See on kinni. Olgu, proovime midagi muud. Vaata seda. Härra Droche oli mustkunstnik, proua Drews oli modell ja koos oli neil kogu elu jooksul väga huvitav karjäär. Aga mingil hetkel otsustasid nad veidi rahulikumalt võtta ja leppida hubase Prantsuse talumajaga.
Nad olid nii pööraselt armunud, et mingil hetkel koosnes Trosside perekond härra Trossist, proua Trossist ja 9 lapsest. Kogu maja on nende mälestusi täis. Seinad on kaetud laste fotode ja piltidega nende ühistest õnnelikest hetkedest. Aga umbes 2010. aasta paiku Trossi perekond kadus äkitselt. Keegi ei tea, mis nendega juhtus. Täna läheme nende majja ja uurime nende unustatud elusid, sest te vaatate Bros of Decay dokumentaalfilmi. Nii et vähemalt saime sisse ja olen selle üle väga õnnelik, sest see on Truusi perekonna väga ainulaadne koht. Ma viin teid kööki, sest see on esimene osa majast, mida täna filmime. See on väga väike köök, nii suure pere jaoks. Alustame siit ja vaatame, mida need inimesed maha jätsid. Kõigepealt on meil siin üleval maitseaineriiul ja näete palju erinevaid lisandeid, mis on ilmselt mõeldud pannkookide jaoks, mida ema lastele tegi. Natuke rukist kõrval ja seal all kõik maitseained, mida toidu valmistamiseks kasutati. Ja kohe näeme, kuidas ämblikuvõrgud on selle koha üle võtnud pärast 10 aastat mahajäetust. See on nii pikk aeg. Terve 10 ilma, et keegi oleks siin olnud. Võib-olla olemegi meie esimesed, kes pärast seda aega siia sisse astuvad. See on see aken, kust me just sisse tulime. Luuderohi kasvab sissepoole. Võtab selle üle ja seda ei saa enam sulgeda, sellepärast me saimegi sinna sisse. Siin ripuvad mõned vaskpotid, millega naine perele ilusaid roogi tegi, koos mõnede korkidega väga suurte veinipudelite jaoks. Ja siis kõrval siin on meil väga väike kraanikauss ja kööginurk, kus nad varem süüa tegid, pesevad köögivilju, lõikavad asju. Viimased nõud on siin kuivatusrestil. Vau! Siin on fotoalbum. Ei või olla. Issand jumal. Ma tunnen kohe ära kohti kogu majas. Selles fotoalbumis ma võtan selle endaga sellele seiklusele kaasa ja näitan teile mõningaid kohti, mis on selles fotoalbumis. Okei, ma panen selle pärast video lõpetamist tagasi. Siin üleval on klaasid nendele 8-9 lapsele, kes ilmselt siin elasid. Tassid. Kausid hommikujärveste jaoks, noad köögiviljade veikamiseks. Vau! Vaata siia poole, siin on pliit, teekannad, et hommikul teed teha. Ja see viib meid ühte kõige hullumeelsemasse tuppa, mida ma olen mahajäetud kohtades ringi uurides näinud. See on nii segamini, ma ei peaks ütlema segamini. Lihtsalt. Jah, nad tegid selle nii hubaseks koos kõigi nende mälestustega inimestest, kes siin kunagi elasid. Ja alustame selle toa poolelt, selle fotoseinaga ja vaatame, kes selles kohas elas.
ma arvan, et siin näeme üht tüdrukutest. Ühte tütardest, kes kunagi siin elas. Selle all on mõned vanad fotod lastest. Võib-olla olid need ema ja isa või vanaema ja vanaisa nende nooruspõlves. Ja allpool on üks poistest, kes kunagi siin elas. Mujumma. Vaatama, kui ta just sünnitas ühe lastest. Lihtsalt hullumeelne. Neid puhkusel. Ja ma pean mainima, et ema on väga ilus naine. Vau. Näen teda siin. Ta tundub, vaata tema naeratust ja seda, kuidas ta poseerib. Minu arvates näeb ta isegi välja nagu modell. Vaata neid poose. Vau. See võib olla tema amet. Seal all on lapsed koos vanaisaga. Ja mulle väga meeldib see kiiktool, mille nad panid selle toa nurka. Me kiigutame seda, selle polsterdus on lihtsalt hämmastav. Mis on selle koha juures veelgi hullumeelsem, on see, et siin olev aken on lihtsalt katki. Ja sa näed, kuidas vihm väljast tilgub. Tugev vihm on nüüdseks lõppenud. Praegu sajab Prantsusmaal ainult natuke. Kogu maja seintel näed sa perepilte. Mõned poisid, mõned tüdrukud. Vau. Kas see pole mitte lihtsalt fantastiline? Nemad rannas puhkusel. Ja siin all on veel rohkem pilte, mida nad välja panid. Suur lossi joonistus. Ma näen selle all midagi. Need on puust nuiad. Puust nuiad. Ma ei ole kindel täpses nimes, aga seal on midagi hollandi ja prantsuse pärast. Ja see ongi see. Need on sellist tüüpi kingad, käsitsi nikerdatud puust kingad, mida vanasti kasutati põldudel kõndimiseks. Just neid kasutasidki talunikud. Vaata neid pilte siin, mis on täiesti ämblikuvõrkudega kaetud. Vau. Phil built a Seino. Ja ma arvan, et minu oletus, et ema oli modell, võib olla tõsi. Vaata kõiki neid pilte temast, kus ta poseerib erinevates asendites. Seda on lihtsalt nii tore näha. Laste naer, mida siin tunnis võis kuulda. Ja mulle meeldib see vanaaegne raadio, mida me siin enda ees näeme. Lihtsalt hämmastav ese. See on nagu väike kang Mujummal. Selle peal hoitakse plaadimängijat. Ma pole seda varem näinud. Saad mängida plaate selle vanaaegse raadio peal. Vau! Kas pole mitte hämmastav seda näha? Siinol see suundub ilusate tadrikute poole. Nagu näete. Vau. Lihtsalt vaadake tuba, kus me praegu seisame. Ja see õhkkond, see lihtsalt loob õhkkonna, kuna kõik on täiesti avatud, nagu käik. Kogu elutoa ümber ongi selline jalutuskäik. Hämmastav. Ja siin kõrval on meil väike diivan. Ja seda diivanit kasutasid poisid ja tüdrukud, kui nad olid nooremad ja elasid siin. Siia on jäänud mõned vasest ja tiikpuust teekannud teepotid. Mulle meeldib see. Mul olid siin ka mõned kassid. Vaata kõiki neid raamatuid, mis siin üleval on hoiul. Laste raamatutest draamadeni ja põnevikeni. Kõik, mida pere kunagi luges, on endiselt siin.
ma ei tunne ühtegi neist pealkirjadest, sest need on kõik prantsuse keeles ja ma ei loe veel prantsuse raamatuid. Minu prantsuse keel ei ole selleks piisavalt hea. Loodan, et jõuan sellele tasemele üsna pea. Keegi selles majas oli väga kunstihingega. Oleme näinud palju käsitsi tehtud maale. Kõik maalid on käsitsi tehtud, aga ma mõtlen, et need on pere enda tehtud. Kaal koos laskustega on ikka veel ees, isegi need väga väikesed. Wow. Ja see on pilt maja väljast enne, kui see hülleti. Ja mis mind samuti huvitab, on see, et neil oli nii väike televiisor, nii suure. Jah, siin elas kunagi nii palju lapsi, aga nad otsustasid mitte osta suurt televiisorit ja ei veetnud aega televiisori ees. Aga nad otsustasid selle aja veeta lastega ja see ongi see, mida ma tõeliselt armastan, lisaks televisioonile. Meil on palju käsitööna valmistatud prantsuse veine. See on see, mida Prantsusmaal üsna sageli näeb. Linnaelanikud teevad veini. Nad lihtsalt jagavad seda, annavad seda linnaelanikena. Ja see, mida te siin taga näete, oli kunagi kraanikausinurk. Aga hiljem on see muudetud väikseks väljapanekolaks ja ma panin siia mõned taldrikud, mõned vasktaldrikud ja muud asjad. Palju ajakirju. Suur hunnik ajakirju. Wow. Vaata neid beebipilte siin all, need on ka päris huvitavad. Milline ilus poiss on ta. Hämmastav, seda kõike näha. Vaimud, valgus, kamin. Need tegid lapsed ise. Lihtsalt imeline. Ja siis toa keskel on meil tohutu kammin, mis kunagi valgustas seda tuba ja tõi siia elu. Aga las ma istun korraks diivanile. Esiteks sellepärast, et P-Milays. Ma võtsin selle fotoalbumi. Ja see on sees. Lase mul kaamera natuke paremini paigutada, et sa näeksid, seal sees on meil üks pilt. Ja see on see. See on mees ja naine, nad on veidi vanemas eas, seal. Sa näed, et naine on ikka veel väga, väga ilus. Aga jah, sa näed, see on kamin, mille ees nad on. See on see siin. Ja need on minu arvates tõelised mälestused. Wow. Vaata kõiki neid pilte, mis nad kamina Simsile välja panid. Kus nad on koos? Võib-olla väiksel puhkusel. Wow. Kamina kohal on veel mõned asjad. Mees ja naine, kui nad just abiellusid. Ja see siin on joonistus majast, enne kui see maha jäeti, muidugi. Viimased 1000 on ikka veel kaminas. Wow. Okei, sa pead mulle praegu õigus andma, mu oletus peab praegu õige olema. Vaata kõiki neid pilte emast, kui ta oli noorem. Kõik on siiani siin kohas välja pandud. Ja saidigi täis pikk joonistus temast poseerivas asendis, mis pidi tähendama, et ta oli modell. Kindlasti. Wow. Vaata seda raamatut. Kõrge slepperi mees. Siin on Maximus. Nad märkisid read igal pool selles väikeses viikus. Vaata The Rosie ja nad räägivad näidendist. Nii et ta võis ka näidelda, nii et modellindus ja näitlemine võisid olla tema ametid. Näed, ma alati ütlen, et võib-olla või ma arvan, sest ma ei tea seda kunagi kindlalt. Me ei tea, kus need inimesed on ja nad ei saa oma lugu rääkida. Sellepärast ma teen oletusi. Aga need on minu oletused.
ma püüan enamasti õigesti aru saada, räägin naabritega ja vaatan, mida inimesed linnas räägivad. Seal all on apple. Ja ma tahan natuke rohkem rääkida lugudest, mida ma loon ja kohtadest. Ma püüan neid alati õigesti teha ja ma räägin alati linna inimestega, uurin selles majas, loen pabereid ja nii ma neid lugusid loon. Muidugi nad võivad, need lood ei ole mõnikord 100% täpsed, sest need inimesed enamasti lihtsalt ei ela enam. Või nendega juhtus midagi ja me ei saa kunagi teada. Aga need on jah, sa ei saa kunagi kõigile meelejärn olla. Aga ma püüan anda endast parima selles osas. See ongi see, mida ma tahan oma lugude kohta öelda. Lähme siis edasi, vaatame seda seina, sest keegi selles kohas oli tõeline kunstnik. Ja nagu näete, siin seinal on veel üks käsitsi maalitud pilt. Selle kohal on baromeeter. Vaata seda. Wow, siin ripub saeketas laest. Kas see pole mitte lihtsalt fantastiline? Kassid, kes kunagi siin ringi liikusid, ripuvad samuti veel siin seinal. Küünal, mis on aastate jooksul täielikult ära põlenud. Vaatame kõigepealt seda ala. Siin on neil kohvilaud keskel. Koos koridoriga. Seal on õmblusmasin. See on bränd, mida ma pole varem näinud. Ja küpsisekarp. Plekk küpsisekarp, mille külgedel ja esiküljel on Prantsuse kuningad. Veel üks küünal. Nad armastasid varem väga küünlavalgust, nagu näa. Wow. Ja see oli siis diivan, mida nad istusid, aga see on tegelikult väga väike nii suure majapidamise jaoks. Vaata seda väga armsat lammast siin peal. Kaisukaru lammas. Ma lihtsalt armastan seda. Võis olla ühe lapse oma. Selle taga oli lamp. Hämmastav vaadata. Olgu, me oleme selle väga suure elutoa peaaegu läbi käinud, aga nüüd meie ees. Meil on tohutu peegel, kuhu inimesed hommikul tulid, et enne majast lahkumist oma juukseid kontrollida ja samuti lihtsalt ilus ese, mis annab kodule iseloomu. Ja nüüd on see täielikult ämbliku võrkudega kaetud. Wow. Kui ilus ese. Ja selle kõrval on naine ühe lapsega ning mõned pildid majast. Palju sellest kübarast, mida ta siia etis. Taga. Ja siis siin, selle kõmmuti peal, on meil raadio. Ilus raadio. Ma näen siin aadressi sahtlit. Ja nad hoidsid seal palju mälestusi. Issan Jumal. Vaata seda. Need on lapsed, kes ilmselt esinesid koolis näidendiga. Siia on jäänud nii palju mälestusi. Samuti on selles sahtlis palju vanu fotosid. Nagu näe. Nad ei visanud kunagi ära ühtegi pilti, mida nad tegid. Wow. Kas pole lihtsalt põnev seda näha? Tänapäeval teeme tuhandeid pilte, aga tol ajal oli nende piltide tegemine üsna keeruline. Paneme need ilusti tagasi. Mõned pildid ka lastest. Puhkused üle kogu maailma. See oli ilmselt Araabias. Ma näen selle taga võib-olla mošeed või midagi sellist. Wow, ja nad isegi säilitasid filmi, mida nad nende piltide tegemiseks kasutasid. Vaata seda. Milline pöörane sahtel. Tuhanded mälestused. Inimesed, kes kunagi siin elasid, on ikka veel selles sahtlis alles. Ja see on ka uskuvatult raske. Wow. Vaata seda. Siis siin all. See on nagu teekann. Ja meil on veel üks vitriinkopp.
täiesti täis klaase, kui külalised tulid külla. Vau, see teeb uskumatut häält. Täiesti täis veiniklaase. Ja seal üleval mõned purgid. Parfüüm. Naiste pulvesi? See on parfüüm naistele. Ja siin hoitakse taldrikuid. Siin on veel üks peegel külje peal. Ja siis siin on nagipuu, kuhu naine pani oma mütsid, millega ta linnatänavatel ringi käis. Vihmavarju, kui sadas vihma nagu täna. Ja isegi akustilise kitarri, mis oli jäetud esikunagisse. Vau. Läheme nüüd sellesse maja ossa. Ja me astume otse vannituppa, kus on üks dušš kõigile inimestele, kes siin kunagi elasid. Vau. Isegi šampoonid on veel avatud, sellest ajast, kui nad viimati kasutasid neid. Dušikardin. Vaata seda, selle naise riided. On ikka veel siin. Ma mõtlen nii palju selle koha peale, mis nende inimestega juhtus. Ja see on ilmselt väga traagiline. Ja võib-olla ma ei tahagi teada, aga see hoiab sind öösiti üleval, kui mõtled, mis selliste kohtadega juhtus. Nii kurb. Võib-olla, kui nad ühel päeval ära koliksid, võtaksid nad ilmselt oma hambaharjad kaasa. See on asi, mida sa ei jäta maha. Kõik hambaharjad, raulik, habemeajad, kõik on ikka veel siin. Vau. Ja asegi siin minu taga on mul tualettlaud, kus naised. Mitu naist said hommikul end ilusaks teha. Kõik meegid ja parfüümid ning isegi väike kell jäeti siia maha. Vaata siia. Siin on nagu väike joonistus naise jalgadest. Neil on kingad jalas. Ja king on selle kohal välja pandud. Hämmastav. Ja siin on laps väikese joonistusega, millel on kirjas occupé. Ja see tähendab hõivatud. Ja see siin ei ole hõivatud. Ja me vaatame muidugi tualetti. Vaata seda. Hull värk. Ja tualetist. Esimene asi, mida näeme, esimene magamistuba on tegelikult laste magamistuba. Ja palju lapsi magasid kunagi selles toas. Vaata kõiki neid joonistusi, mis siin tehtud on. Kõik need kunstiteosed, mida nad aastate jooksul siin elades tegid. Ja seda me nägime varem sahtlis. See on see näidend, mida lapsed tegid. Ja need võisid olla need 2 tütart, kes magasid ja isegi elasid siin kohas. Kõik mänguasjad on endiselt siin. Näed, isegi väiksem beebi magas kunagi selles toas. Nende pildid. Milline koht? Tõesti, milline koht. Nii et 1, 2, 3, 4, 5 on meil siin. Me jätkame loendamist. Narivoodi, millel on endiselt kõik laste mänguisad. Ja siis väike ala, kus sai õppida ja lugeda. Aga oma väikese kirjutuslaua taga. Kõigi nende raamatutega. Isegi lapsed ja nende asjad on täielikult kaetud. Ämbliku võrkudega. Voodipesu, mida nad kasutasid laste voodite tegemiseks.
kas see pole mitte hullumeelne? Mis meil siin on? See raamat paelub mind. On nüüd Tom? See on lapse jaoks üsna raske raamat. Olgu. Ja nüüd on aeg minna maja teisele poole. Aga kõigepealt vaatame neid asju, mis siia üles on jäänud. Pähklipurejad ja kõik tööriistad. Ja see oli väike hari, mida nad kasutasid. Wow. Võluv. Väljapanekukapp kõigi nende kõige ilusamate kristallklaaste jaoks. Veelgi rohkem raskusi. Siin ülal. Prantsusmaa. Prantsusmaa kaart. Ja see, mu kallid vaatajad, viib mind selle maja söögituppa, kus meie vasakul on trepp. Väga väike söögilaud. Huvitav, kuidas see küll oli? Kuidas küll oli siin 10 inimesega elada? Sul poleks enam enda jaoks ruumi. Pildid lastest ripuvad siin seinal. See on võrkkiik. Ma juba lõhun seda. Ma panen selle ilusti tagasi üles. Wow. Kõik on selles kodus väga habras. Wow. Ja selle võrkkiige kõrval meil on nagu väikese napse sall. Langora. Langora on kass. Nii et Langora tähendab, et see on kassi nimi. Nii et Langora on kass. Päevakass. Öökass. Pikal sirhel. Ma proovin siin. Blanc, noir ja šokolaad. Need on need värvid, nii et see on valge, must või šokolaad. Ja tõusev roos või laagrite vahel sünnita. Nii et ma arvan, et see ütleb, et ta jääb hommikul akna juurde. Ja siin on meil lapse nimi ja see on kirjutatud 2006. aastal. Siin kõrval on meil veel üks õmblusmasin. Heather. Seda pole varem nähtud. Lossivõtmed. Wow. Põnev. Ja siin näeme jälle seda sama meest tulemas. Ja ma ei tea, mis seos tal selle perega on. Aga ma püüan sellest ikka veel aru saada. Sama maalistiin ka selles nurgas. Mõned kingad seal all. Ja siis söögilaud. Ja ma võtan jälle oma fotoalbumi ja otsin ühe foto. Vaata seda. See on see kohvilaud, kus need inimesed tavaliselt koos istusid. Ja sõid koos. Ja nad näevad välja nagu selle pere vanavanemad. Ja seal üleval saate neid näha teiselt poolt. Siin seisaks naine, keda me selles pildil näeme. See fotoalbum on minu jaoks lihtsalt maagiline. Siin kõrval on suur peegel. Ma näen midagi. Ma märkan, ma tunnen need kogu aeg ära. Need on vanaaegsed sigaretipakid. Vogue. Ja need olid turustatud kui naiste sigaretid. Siin on kirjas: suitsetamine põhjustab vähki prantsuse keeles. Hull värk. Ja see viib meid vanemate magamistuppa. Ja sa näed sõnaks ja sa kuuled sõnaks. See magamistuba oli söögitoas. See oli lihtsalt söögituaba ühendatud. Nii et vanematel polnud sõna otseses mõttes mingit privaatsust.
vaata lihtsalt, kui ilus see voodi on. Ja sinised aktsendid selle ümber. Näed, et sinine värv kordub kogu selles magamistoas. Pliit, asjad pliidi peal. Isegi siin seinal olev maal. Ja Kaisu loomad seal korvis. Vau. Mulle lihtsalt meeldib, et voodi on ikka veel üles tehtud. Läheme natuke siit läbi ja ma näitan sulle magamistuba. Siin on mõned vanakooli fotod sellest magamistoast. Vau. Pailüv. Senin. Sinine ka teises magamistoas. Ma ei peaks laulma, sest ma ei oska laulda. Panemad. See on midagi väga traditsioonilist, mida Prantsusmaal tehakse. Nad panevad vanemate või vanavanemate pildid voodite kohale, et austada inimesi, kes neile elu andsid. Pulmapilt. Võib-olla mitte pulmapilt, vaid lihtsalt pilt paarist siin üleval. See ongi see, mis mulle majade juures nii väga meeldib. Niil on teemad. Ja need inimesed, nemad lihtsalt armastavad sinist värvi. Ja nad lõid siia sinise teema. Nad lõid selles kohas lugusid. See on lihtsalt see, mida ma jumandan. Puidust modallaud ja tema auto, isegi raamatud on selles toas kõik sinised. Ja vaata vaid seda imelist pliiti, mida me siin näeme. Monterme. Puidupliit. Väikesed uksed. Olgu, proovime selle uuesti kinni panna. Issand jumal, see käib rasket. Ja pliidi kohal. Teemaks jääb ikka sinine. Vaata seda. Isegi küünlad ja tuhatoos on sinised. Vau. Nii palju esemeid. Nii ta on kreemikarbiid. Näiteks näokreemi karbiid. Siil on kirjas Nivea. Mõned pildid, mõned postkaardid Betania poolt. See on prantsuse keel. See on Prantsusmaal. Ma armastan seda tulemasinat. Vau. Väga huvitav kraam. Ja siin näeme majaperemehe tööriistakasti, mille naine majaperemehe omaks nimetas. Ma ei hakka seda rohkem avama, aga näete, seal sees on nööbid. Nii et ta kasutas seda õmblemiseks. Hullumeelne. Globus. Isegi siin aknalaual. Muidugi on maailm sinine. Vett on palju. See on mäda. Seda saad sa panna siia tuppa, sest see on sinine. Ma jätan selle sinise teema korraks rahule, vabandust väljenduse pärast. Voodipessu on ikka veel siin. Siis suur riiul, mis on täiesti täis CD-plaate. See on midagi, mida me enam tihti ei näe. Vau. Hämmastav koht. Oh. Ja, ma sulgen selle. Ma ei hakka sellest rääkima. Ja veelgi rohkem pilte pärast. Vau. Milline koht? Milline koht? Teekanud kõik siin peal. Ja isegi kohvimasin lõpus. Väga, väga uhke. Ego on kirjas üleval. Vau. Olgu, nüüd on aeg trepist üles jalutada. Aga kõigepealt märkasin ma midagi. Ja siin on meil nagu selle näidendi plakat, milles see naine mängis. Ja see on The Rose. Ja see on illustratsioon. Illusionist.
Okei, nii et nad on nagu mustkunstnikud, nagu näha. Ja okei, nii et tal oli selle mehega mingi seos, sest tema on illusionist. Mustkunstnik. Ja siis on meil Roos Ilja illusionist. Olgu, tükid hakkavad siin kokku sobitama. Võib-olla oli ta modell või näitleja või keegi, kes mängis mustkunstniku etenduses. The Rose. Ja võib-olla oli see isegi tema abikaasa. Ma ütlen võib-olla, sest ma ei ole 100% kindel. Aga tundub nii. Lähme siis kohe üles korrusele. Loodan, et see ülemine korrus on sama põnev kui alumine korrus. Väike kaitse lastele, et nad trepist alla ei kukuks. Ei midagi solvavat nende jaoks. Vau, okei. Huvitav. See on väga erinev alumistest korrustest. Las ma keeran valguse heledamaks. Olgu. Mau. Käsitsi tehtud, seda on kohe näha. Poest väljas. Panipaigad. Ja neil oli selles kohas palju poolenisti põlenud küünleid. Minu arvates on see partii number 7. See on vibu ja nool, mille peal on üks lastest. Vau. See oli väike istumisala või mänguala lastele, nagu näha. Kirjutuslaud raamatutega, mille peal ma õppisin. Isegi mikroskoop on siiani alles. Ja siin on meil seesama mees tagasi tulemas. Triki tegemas. See võis olla tema. Vau. Ja ma ütlesin sulle allkorrus on, et seal on ainult väike televiisor. Aga lastel oli seal üks... Neil oli suurem televiisor kui elutuhas. Hullumeelne. See oli nende koht, kus istuda. Mulle meeldib, kuidas see on ehitatud. Ja see viib meid edasi. Mööda kogu seda ülemist korrust. Olgu, see on number 8. Ei. Kas näed mind seal? Singeri õmblusmasin. Ei, see ei ole Singer, vabandust. Selles kohas olid väga erilised kaubamärgid. H. Kavas. Seda ma ka ei tea. Siil on kirjas Fipante, Hippante. Need on õmblusmasinate kaubamärgid, millest ma pole kunagi kuulnudki. Nuuderohhi kasvab siin sees. Vaata seda. Vau. Nüüd on meil siin see põnev kohver. Mis on täis? Sõna otseses mõttes täis kirju, mille nad kirjutasid. Perele ja sõpradele. Ja siin on kirjas, et see on aastast 1994. Shere, nu. Seal on nii kirjas. Vau. Need on tõelised mälestused. Paneme selle kinni. See on korter number 9, millest te möödute ja siit ülevalt saate ka pilgu heita allkorruse eluruumidesse. Kus me just siis olime? Ja see viib meid selle koha viimase toa juurde. Ja tundub, et see on olnud vaata seda... Vaata seda lastetoba. Jah, neil olid nagu nende mänguarvutid vanasti. Juhtkangidega. Ma mäletan, et mul oli selline arvuti, aga see oli aastaid tagasi. Ma arvan, et umbes 12 aastat tagasi. Jumal küll. Vaata seda masinat. Suured kõvakettad selle kõrval. Vau. Lihtsalt paeluv. Võidusõidurool ja teine arvuti teisele lapsele. Milline hämmastav koht.
ja seal on kõik arvutite kastid hoiul ja isegi veel üks seal. ja telk on selles kohas halb. Vau. ja lapsed. isegi neil oli oma rõdu ja siin Prantsusmaal hakkas just jälle vihma sadama. Jumal küll, milline koht. Olgu, nii, mees, olgu. Teeme akna lahti, ronime välja, olgu. Nüüd on alati väga oluline, kui sa uurid mahajäetud kohti, jätta need nii, nagu sa need leidsid ja proovida need uuesti sulgeda. Ma arvan, et see saab olema päris raske. Kui see pole võimalik, siis pole see võimalik, ma arvan, et see on parim, mida ma teha saan. Olgu. Me oleme nüüd väljas selle imelise koha ees. Vau, lihtsalt vaata seda. Nii imeline Prantsuse maja. Täiesti maha jäetud ja unustatud. Loodan, et nad teevad sellega midagi. Ja ma olen kuulnud, et see on praegu müügis. Sina oled ka kuulnud. Ja ma loodan, et keegi ostab selle ja teeb sellest midagi toredat. Ma tahan tänada neid toesi perekonda, kes kunagi siin elasid ja kõiki lapsi ning ema ja isa nende elu eest. Loodan, et nendega ei juhtunud midagi kohutavat, aga võib-olla siiski juhtus. Nii et aitäh kõigile, kes selle nädala videot vaatasid. Kui see teile meeldis, siis palun pange like ja tellige kanal, kui soovite rohkem sellist sisu näha. Kirjanduses on ka link Patreonile. Nad saavad meid toetada ja aidata meil nendele seiklustele minna. Ning aitäh teile kõigile. Kohtume järgmisel nädalal uues episoodis. Nägemist. Ma armastan teid väga.